Lugupeetud kuulajad, kui te märkate siin vahepeal saate katkestusi, siis see on sellepärast, et Stenil ja Karlil mõlemil on kõht lahti. Teie see Messi Express. Ei, kõik töötab see kord. Issand jumas on nii overwhelming olnud juba. Palun korraks paus. Ühesõnaga, okei, las Janella räägib. Teie see on Messi Express. Saate toob teieni Kuulbet. Nii, tere! Me oleme jälle tagasi meie kõige kuulsamate külalistega, kes meil siin podcastis üldse olnud on. Meil on siis Karl ja Sten. Meil on üks episood on olnud nendega. Kõigile väga meeldis, ma ei tea, võib-olla see oli lihtsalt mingi nali, aga ei, ma üritangi aru saada, kas meeldis või mitte. Väga paljud on olnud see, et nii tore oli, okei, sa oled mu sõber, aga ütle ausalt. Sa ei pea hakkama keerutama. Ma mõtlesin, et äkki oli nagu teie seast mingid fake kontodega kirjutamas meile, et nii naljaks episood, nii hea episood, tehke veel. Ma teeks seda isegi, nagu restodel vaata omanikud. Sellepärast ma arvasin, et sina teed seda. Ei, see on suudavad. Kus juures? Teate, mis ma täna kuulsin või? Üks restoran on ju, kuhu me tahtsime ka kõik koos minna. Kas te olete vaadanud nende Google review'd või? Ei. Sa mõtled see uus või? See, kus me tahtsime kõik koos minna. Aha, nii. Selle review on mingi 3,6. Seda sa pead ise süüa tegema ja keegi ei oska teha või? Ma ei tea, see on väga palju saanud kriitikat sellepärast, et see on nii kallis ja et seal ei saa kõhtu täis. Aga tegelikult... How fucking sad, et sa saa kõhtu täis. Nagu, see on see klassik mentaliteet, et sa pead minema. Lähed sööd mingi 18 käik kara ja siis paned kuskil Tommy Tavernis endale kebaabi alla. Ma just tahtsin öelda, et enne tema paar juustupurksi sisse ja siis lähed sinna. No ega õigetes restoranides käiaksegi nii, et enne sa kodus kõhu täis. Aga tegelikult ongi ju, sest mis sa seal 180 kraadis on ka siuksed tishud. Sa lähedki nautima elamus saama sinna. Ja. Aga ma ei tea, kas te teed ise 180 kraadise restorani tasemel toitu? No seal, ma ei tea isegi. Makaronaklihaga. Kui ma just sõin muideks. Stenil on officially päriselt makaroni sõltuvus. On või? Ei, see on ebareaalne, ma lihtsalt armastan fucking makarone nii väga. Veel. Okei, kuidas sa sööd tavaliselt? Igat pidi. Ma olen toorena ka paugutan neid, aga nagu paar tükki lihtsalt. Nagu 2 tükki. Kusjuures ma just nägin mingisugused videod, kus Pihv tegi toores makarone, tegi nagu chipsiks. Õli seest kraadimist minu arust. Appikene mul vennal oli niimoodi, et elas ükskord ühe ameeriklasega koos on ja vaata, kuna on sportlased, siis on võrdlemisi rumalad ja niimoodi, et see on nagu stereotüüp, ehk siis ma nagu kuidagi üritan leevendada seda ja tema olukorra heaks nagu rääkida on ja ameeriklane ja siis ta ei teadnud, et makarone keedetakse, no et sa paned vett ja keema ja potti ja kõik on ja ta arvas, et õliga. Nagu ta oli potti. Tüüri tegi reaalselt ja siis. Frititud makaron. Kutüüri sees. Ja mõtle iga kord, kui ta keetis neid makarone, siis nagu see räme hais ja siis terve poti täis ära valada kraanikaus. Ebareaalne. Ei nagu mida fuck. Oota, ma oleks süda nii pahaks. See on nii rõve lihtsalt, et sa pead keedad makarone õli sees. Appi. Okay, aga sa ikkagi armestad makarone? Jaa. Okay. Mina kuulsin, et keedukartul on ka väga populaarne ja väga hea. Kartul on muidu üldiselt hea, aga ikkagi makaron on the best shit. Mul on sünnipäeval ju makaroni võistlus ka vaata. Makaroni salati võistlus, vabandust. Kas tahad sellest rohkem rääkida? Ei, no see lihtsalt tore. See on parim trikk tegelikult, sest et ta saab sünnipäeval endale põhimõtteliselt tasuta cateringi. Ei, saad aru, me teeme Steniga koos sünnipäeva. Ja ma ütlesin Stenile, ma saatsin mingi paar päeva tagasi voice ma mõtlesin, mees, ma ei saa seda makaroni võistlust ainult ja see on nagu veits mingi Kaja Linkmani sünnipäev. Nagu, kõik tulevad kohale lihtsalt salatit sööma, kõik on üli purjus. 20 kilo salatit lihtsalt. Aga eelmine aasta see oli väga menukas päriselt. Oli või? Ja, seal oli, ma ei tea, üle 10 osale oli kindlasti. Mis sul on mingi Banzania sponsor? Samas me peaks mõtlema Tartu Mill. Aga päriselt inimesed panid efforti siin alla. Nagu oligi hindasid, kõigil olid erinevad salatid, mõned tegid vegan versiooni, taimetoitlaste versiooni, lihaga lihata. Sa pead nagu all out minema, maitse, look, presentatsioone ja kõik nagu... Ja põhimõtteliselt Sten paneb ju lihtsalt auhinnaks 100 €, eks ta saab 100 € eest endale lihtsalt sünnipäevaks kõik. Okei, Sten, sa paned see kord ise kõik raha, jah? Väga hea. Okei. Karli sõnad. See on iga aasta on erinev võistlus. Sa makaronisalad, kartulisalad? Ei, ainult makaroni. Ainult makaroni, jah. Ma ütlesin ka Stenile, et kuule, et kas peab ainult makaroni olema.
okei, kindlasti jah. okei, Karl, mida sa siis sööd? Kui Sten sööb kõik makaronid kodust ära, mis sa sööd? Sa ei söö, on ju? Ei, ma söön. Sööd, nagu või? näha on, siis ma olen sööma hakanud jälle. Ei ole! kapsas. ei, nuigakapsas on ka Stenu teema. Nii. Ma ei teagi isegi, mida ma söön. Ma söön pizzat. Reaalselt, pitsa on mu lemmiktoit maailmas. Päris Teil on mingi Itaalia restoran kodus. Kus kohas te elate? Sa tead väga hästi, Peppi, kus me oleme. Kui ma ropsunu ütlen, siis te piibite ära need või? Jaa. Karl sööb ainult Karl, kas sa tahad tegelikult eilsest õhtust äkki rääkida meile natukene? Briefly, mis juhtus? Ei, ma võin lihtsalt teisest õhtust rääkida Näita seda, et see silmi. on põhjus, miks mul on prillid ees. Näita silmi. Kolki oleks olnud, aga silmad on ausad, sära on silmis. Karl käis Vonoti kees kaklemas rämedalt. See ei ole minu stiil. See ei ole sinu stiil või? Kuna siis, kui see episood välja läheb, siis on kohe-kohe Eurovisioon, on ju. Let's talk about business. Nii, mis on teie suhe Eurovisiooniga? Kas te olete fännid, lapsest peale? Okei, saatejuhi roll. Ja väga hea. Jaa, see on väga hea küsimus. Mulle nagu Eurovisioon ei sümpatiseeri. Okei, nali. Mulle meeldib, kui sõbrad tulevad kokku. Teavad, see on siuke täiesti lambi põhjus, nagu miks inimesed Juua. koos... No mitte juua. Juua. Mitte... Juua. Ei. No seda ka muidugi. Jah. See käib selle asja juurde, aga kuidagi see, et kõik nagu teavad seda Eurovisiooni ja siis tavai saame kokku ja kuulame ja judge'ime. Kas laskesuusatamise vaatamisega on samamoodi või? Kas sa charge'id neid või? Peppi armastab vaadata laskesuusatamist. Aga ma ei judge'i neid, neile ma elan kaasa. Peepi, mind päriselt huvitab, mida sa vaatad sealt nagu? Nagu mida sa vaatad? Mingi vend laseb püssiga mingit märki ja suusatab. Kas sa oled kunagi vaadanud laskesuusatamist? Jaa! Tead, mis on veel haigem asi, mida vaadata? Murdma suusatab. Sa vaatad lihtsalt 3 tundi, kuidas inimene suusatab. Ja erinevad. Ja ei saa aru isegi, et inimene muutub. Ja lihtsalt iga end. Kas te olete vaadanud seda ala, see on ka suusatamine niimoodi, et see on ülipikk distants ala 30 kilomeetrit. Nad suusatavad üles mäkke. Vaata siuksed, kus tavaliselt lased alla mäe suusatamist. Siis on siuke ala, kus pead üles tulema. Ei, Peepi, me ei vaata sporti. Vabandust, aga soomlane tuli sellel ühel võistsel 3. siis ma olin mingi vau. Ja siis ma pidin hakkama vaatama. vaatama. See oli uhke kodumaa üle. Ja siis ma olin, ühesõnaga see väga põnev ala, aga see on väga vähe populaarne. Igastahes Eurovisioon on omaette sport. On või? Ja mulle ei meeldi seda vaadata, sellepärast, et see on mega pikk, aga mulle meeldib charge'ida neid. See on lahe. Aga see on tegelikult, sest see on nagu nii erinev ja nagu mida aasta edasi, siis minu arust seda kirjumaks see läheb nagu igasugused kirjumaks suuremaks, no aga see on suht suur business ka, vaata. Aga teate, mis viimasel aastatel öeldakse, et see on suht nagu mingi gay pride'iks ära läinud või siuke nagu väga... See on kogu aeg olnud. See on väga poliitiline. Aga võib-olla siuke tunne, et see on nagu nüüd lihtsalt nagu veel rohkem, et nagu ma ei tea, kas nad riigid teevad seda nagu meelega, nad suruvadki selliseid nagu inimesi enda riiki esindama, et näidata, et vau, et meil on nagu siuke nagu, et me oleme väga vastutulelikud, meil on väga hea riik, me oleme nii palju arenenud. Ma ei tea, kas see võib-olla ka selles võtmes nad lükkavad neid rohkem ja hääletatakse nende pealt rohkem, et näidata, et me oleme nagu lahe riik, et meil käivad asjad nüüd. Miks meie Tommy Cashi saadame siis? Ei, ma mõtlengi praegu, et minu arust, kui Eesti on ühe korra saatnud ühe kogukonna liikme sinna, siis me jäime viimaseks minu teada. Millise kogukonna liikmest? Vist jäime viimaseks või? Ma ei usu, et see sellega... Oh my god. Okei. Ei, no selles suhtes, Eestil ei ole väga hästi läinud, aga Eestil ei lähe põhjusega hästi, sellepärast, kas te kujutate ette, et Eurovisioon tuleks siia või? Meie riik läks pankrotti. Et see Eurovisioon, kusjuures see ei ole hea, et see tuleb, et see tuleks Eestisse. See korraldamine on väga-väga kallis. See on liiga kallis ja Eestil ei ole raha, et korraldada seda üritust. Miks me siis osaleme siis? See osalemise osa ongi lihtsalt, ma ei tea, see lihtsalt pead osalema seal. Ei, tegelikult vist pead. Sa pead lihtsalt seal osalema. Kuule, kui sa ei osale, siis sa nagu boikoteeriksid ja siis oleks nagu teine märk, et miks sa ei osale, et see on mingi ühine asi, mida me kõik teeme, miks sa ei tule. Aga see on suht teema ikkagi, et nagu jah, see on hea, kui Eesti võidab, sest seda on nii vähe juhtunud ühe korra, mis tegelikult ongi, jah. Aga see on kallis, see on nii kallis, see ei ole mitte mingit pidi hea asi, mida teha. Riigil ei ole raha lihtsalt seda teha. Ja ma tegin veel nalja, et siis kui Tommy Cash peaks Eurovisiooni võitma, siis tuleb Eurovisiooni maks. Ja siis me hakkame maksma Eurovisiooni maksu. Võtke kõik raha mult ära. Oled või? Sa oled nõus maksma? Ma olen päriselt, ma olen väiksest peale olnud Eurovisiooni fänn. Perega koos vaatasime alati, nüüd täiskasvanuna vaatame sõpradega alati. See aasta me vaatame Eurovisiooni Kreekast.
mida fuck'i te olete reisile või? What the frick? Mis ta meid ei kutsunud? Me lähme sõbranna sünnipäevale, ta tegi niimoodi, et ta bookis lihtsalt mingi hästi suure villa, et sättige mingi umbes selleks ajaks reis, kui tahate tulla, et mina lähen igatahes ja siis me lähme kaasa. Mina lähen, teie ei pea tulema, nii et lähme seal. Mida fuck'i see okei, see on äge? Tahaks ka Kreekasse minna. Okei, see on cool. Kas te saate siis Eesti poolt hääletada või? Vist ei saa ikka. Ei saa, on ju. Aga minust ma ei tea, kuidas üldse see hääletamine käib. Aga ma ei hääletaks ka. Miks? Eesti poolt või? Nii et väga interesting. See on minu arust selle laulu kuidagi Eesti lõhestub selle laulu pärast, et on neid inimesi, kes hullud fännavad ja ütlevad, et meil tuleb see top 3 ära või et see on mingi fenomenaalne ja lihtsalt istuge ja vaadake. Ja siis on teine pool, kes on nagu issand kui embarrassing, ta ei tohiks minna, ta ei võida, ta ei saa ilmselt finaali isegi. Kindlasti ei ole, ma arvan, et embarrassing tegelikult. Et mis seal peaks olema? Lahe lugu on tegelikult ju, aga tegelikult oleks pidanud võitma Ann-Marlen. Ei, see on bänger. Ei, nagu see Love Her, see on ebareaalne. Eesti keelt näidata seal, aga see on nagu nii bänger lugu, et isegi välismaa kõrvale oleks ikkagi nii epikalt kuulata. Aga kas te lugesite seda, et siis Tommy Cash laulab itaalia keeles või? Ja siis Itaalia tarbijakaitse kaebub ta kohtusse? Miks? Et sa räägid, et umbes see keele nii-öelda mõnitamine, siis see ei ole keeleliselt korrektne isegi need mõned laused, mis ta seal on. Ja see on nagu selles mõttes, et halva alatooniga vist, et see kuidagi näitab, et itaallased on mingid mafioosnikud ja kuidagi sakerdavad ja mingi siuke sketšivärk ühesõnaga, et sellel on halb alatoon sellel laulul. Tänapäeval on kõik liiga tundlikuks muutunud, nagu täiesti perses, ei saa nalja ka enam teha. Igal poolt on vaja lihtsalt reaalselt sitta kookida üles. Ei, ma kaeban su kohtusse, sa räägid itaalia keest valesti. Kaasus. Reaalselt kaasus. Nagu see on nii piinlik. Nagu fucking võtke kokku ennast, ärge olge siuksed nagu, ma ei tea, nii kurid lumehelbekseks ära läinud. Nagu, ma räägin. No liiv on peppu vahel. No täiesti, nagu kui mõtlesin, et kaebab riik kohtusse, nagu see on ikka, ma ei tea. Aga vähemalt Kaja Linkman laulis seda lugu kaasa. Laulis või? Ja Tommy Cash kommenteeris ka tal sinna video alla. Ei! Ja nüüd läheb selle looga täpselt samamoodi, nagu läks selle mingi Stefania looga, mida Kaja Linkman lihtsalt plästib pool aastat järjest. Iga video, mida sa näed, on lihtsalt selle looga ja see lihtsalt... Kaja rikub ära selle laulu meie. Ei, äkki peaks Tommy üldse Kaja kaasa võtma. Okay, ma näen seda visiooni. Taste huultega seal lava peal. Paneb karkudega ringi seal. Ja neoonrohelised retuusid on jalas. Temu Hauli teeb lava peal lihtsalt. See on nii verses. Ei, aga mina küll näen, et Tommy Cashil on tegelikult täiega potentsiaali võita see asi. Tal on täiega potentsiaali ja Billie Eilishi vend jagas seda Tommy, seda Eurovisiooni mingi pilti siis või midagi, sellepärast, et Tommy Cash näeb välja nagu see Timothy. Shalame, jah. Mis on ka jälle see, et okei, aga see jõuab igale poole lihtsalt. See nagu turunduse osa ongi seal kõige suuremine, see on ainuke asi, mis sind võiduni viib. Jaa, aga ta vist ongi teinud mingi rämeda strateegia, nagu et ta muusikavideo tuleb alles siis hiljem või et see päris lavashow tuleb alles hiljem Eurovisioonil, et ta kogu aeg nagu kerib seda pinget või jätab mingit kõik see kääri ja joost ja kõik see osa ka seal juures, et see on nii suur back, mis tal on, vaata. Just ta ise on ka suht kuulus ikkagi. Tegelikult on ikka väga kuulus. Ikka. Selles mõttes, et nagu maailma võtmes ju, ta käib ju nende fashion show'd, ta juba seal jätab nii suure statement inimeste fucking mällu. Me kõik mäletame mingi lukke, kus ta on istunud, mingi padi on selja taga. Kaljada muusikavideo, mis Pornhubi läks. Olete näinud seda? Oh my God, kes ei ole näinud seda? Mu ema saatis mulle selle mingid good morning. Nii perses nagu. Oh my God, no siis ootame põnevusega, milline see. Ei, aga see Ann-Marleni lugu on ka, see oli mu lemmik. See oli mu lemmik. Aga teate, mis ma ütlen või? Nii, ma ei vaadanud muidugi Eesti laulu nii pilksalt, aga ja ma ei tea, mis ma tegin. Issand jumal, ja siis sa võtad sõna. Me läksime välja vist. Ja, me läksime välja. Ja, aga ma vaatasin seda lavashow'd. Tal ei olnud show'd. Ei olnudki, aga see oligi lahe. Ei, aga samas, kas Eurovisioonil ma ei näe seda? Mina näen seda, sest seal on nagu see valguse osa ja kõik see on ikkagi, kuigi Eurovisioon on väga show ja ekstra, aga see, ma ei tea, lihtsalt nagu lahe on, kui on hea muusika ja nagu just tagasi hoida. Oota, kas ta jäi teiseks või? Ta jäi kolmandaks. Aga ma ütlen ausalt, mulle ka see vaakine nende see laul meeldis ka seepärast, et see oli nagu mega lahe lava lihtsalt just, nagu see nägi mega ekstra välja. Mulle ka nuuskama, ma ei saa. Et mina käin nuuskama, siis ära palun ruttu nagu. Et nendel oli see Vaakini lool siis lahe show ja see tüdruk oli reaalselt esimest korda suurel laval. See on ebareaalne,
kui hirmus on nagu laval esineda, eriti kui sa laulad veel nagu esimest korda, ta sai mega hästi hakkama. Nagu hands down, neil oli epic show, lahe vibe, ma ei tea, mega hot nägi välja. Visuaalselt nägi väga hea välja ja... Tal on mega hea hääl, mulle nii meeldib ta hääl. Aga no, ega Eesti laulul selles mõttes, et kui kohe laul peale läks, siis mina kuulsin ainult Emily J häält tegelt. No neil oli mitu Emily oli backis või? Oli või? Minu arust oli hästi tugevalt lihtsalt tema vokaali alati kuulda, aga see on väga epic selles mõttes. Tead, mis ma olin väga segaduses selle lauluga, et vaat seal alati kirjutab all ka, et kui palju neid inimesi oli laulu kirjutamas. Seal oli terve joru nimesi. Ja sorry, ma ei mäleta sellest laulust mitte midagi muud peale see refrääni, et... Mis ta ütleb seal? Kas ta tead mind või? Ma ei tea sind. Ma ei tea sind. Et nagu kas selle jaoks oli vaja 5 inimest kokku? Muidugi, aga selle loo protsessi juures ongi hästi, nagu loo tegemise juures on ülipalju inimesi anyway. See on ebareaalne, nagu palju inimesi võib teha ühte lugu, see võib reaalselt... Aga nagu need sõnade autor... Me oleme 5 sõnade autor ja ainukene inimene suuda välja mõelda on see, et ma ei tea sind. Ja seal ongi päriselt niimoodi, sa ehitad selle loo üles, kui sul mõni teeb hea refrääni, mõni teeb esimese, no seal on ebareaalne, kui palju inimesi osaleb selles, vaata. Aga tead, mis mind häiris? Ma ei tea, ma seda nägin ka kuskilt TikTokist või mingi Õhtuleht postitas. Et see, tegelikult see tüdruk laulis nagu väga hästi, aga siis kui Andrei see koht oli, kus ta pidi karjuma. Mina olin veid šokis. Ma ehmusin. Aga ma olin nagu, mis ta, kuidas, ma ei tea, kuidas saab karjuda mööda, aga ta karjus mööda. Aga sa ei saagi seda teistmoodi teha ka. Ei, ma tean, et sa ei saagi seda teistmoodi teha. Aga selle kohta ma ütlen ka niimoodi, et kui ma telekas seda vaatasin, siis ma ei olnud sellel helil üldse fänn. Väga halb heli oli. Ma olin kohe see, et okei, et no ma teadsin, et esiteks, et tüdruk on esimest korda laval, ehk siis ilmselge, et seal pannakse mingid päkk kõvemini ja värki. Aga kõik videod, mis ma koha pealt nägin, mu arust see koha peal heli oli palju parem. Oli või? Kõik see, üldse kõikide esituste heli oli super sitt nagu. Nagu kõik kõlas halvasti. Ja mul on veel üks asi on see, et heli oli halb on ja mis igas filter sinna peale pandi või autotune. Aga pildil, sorry, videopilt, me teame väga hästi, kuidas me räägime, nagu osadel artistidel oli mingi ilufilter peale pandud. Ei tea, kuidas see võimalik on? Kellel? No kes meil on? Top 1 Hollywood glamour. Oh my god, ma olin segaduses. Aga kes on kõige suurem Facetune'ina? Ja keda me... Nagu, ma ei tea, kas sa mäletad või mitte. Kui see minivesirott ei lõpeta seda kurbuse väljastamist lihtsalt ja oma nutulugusid ära, siis ma ausalt lähen deposse ja hüppan värvipotti ja segan ennast lihtsalt, ma ei tea, lumikollaseks nagu. Mis toimub? Ma lihtsalt nagu siuksed kurvad lood ja kõik see ja lihtsalt nagu ülitore, ülifun. Lihtsalt lõpetage ära nagu let's keep the vibe up, nagu niigi pime on ju kass peal juba, lihtsalt ma ei jaksa seda nuttu nagu seal laval vaadata. Plus veel nagu miks... Ma arvan, et me räägime samast loost. Ja miks on vaja nagu mind nagu hämmastab see, et miks on vaja luua kuidagi selline narratiiv, et sina oled mega haiget saanud või sa oled nagu mingi ülimalt suur ohver. Ju ma võtan oma sõnad tagasi, et ma vesirott ütlesin. Mis ütlete kohta siis? See on lihtsalt nunnu pigem, mitte halva alatooniga. Aga ma see mõttes, ma ei ütle midagi selle inimese kohta halvasti, ta näeb nagu hot välja nunnu, aga see esitus oli ikkagi all about money. Sinna läks väga palju raha alla ja see tuli sekundiga aru saada, sest see kõik muu oli lihtsalt nii fucking igav. Huvitav, kes seda sponsoreerib? Käevõru oli käes igatahes, kellelt ta sai selle, see oli veel käes, nii et eks ta kuskilt raha sai. Läheme nii vangi, meid kaotakse kõike kohtusse, saate aru sellest nagu aimu eest. Aga muidu nagu kõik, no Eesti Laul ja kõik see musaauhinnad ja need, selles mõttes, et see on tegelikult lahe, et need asju tehakse. Oh my god, palun räägime musaauhinnadest, sest et kas Karl, sina ikka seal või? Ja ma olin koha peal ja kas Sten oli... Aga Sten oli... Ma olin tööl seal ja tegin seal tööd. Kas me räägime mul sellest ka või? Võime rääkida. Okei, ütle ise. Okei, ma ütlen ikkagi see. Sten oli... Okei, tegelikult ütle ise. Mina siis olin muusikaauhindadel Anne Veski artistimanager. Anne Veski artistimanager? Uskumatu. Seal oli... Kui Sten saate aru, kui... Ma vist tegin mingit reklaami või midagi. Stenist või? Ei, Anne Veskist. Ja siis ma nagu, what the frick, vaata, nagu mega cool, et nad on toonud Anne Veski sinna sellele musaauhindadele on ja siis Sten saadab pildi mingit ja ma enda managers, ma olen mingi ha-ha-ha, ja siis ei päriselt. Ma mõtlesin, mida, kuidas sa said?
see oli päris naljakas, sest ma olin alguses see, et ma võin tulla sinna appi. Sa võid tulla, kui ta nii väga polutav. Ei, mina ei tea üldse, mida ma seal tegema hakkan alguses. Ma ütlesin, ma võin tulla sinna nagu tööd tegema ja see on osa mu nagu lõpudes ka koolis, et ma seal osalesin, aga ma ütlesin, et ma ei tule mingi pliiatsid vedama, vaata. Et ma ei viitsi seda teha, nagu ma tahan nagu normaalseid asju teha, nii nagu vaja. Ja see on kõige raskem ülesande isegi on see, et sa pead saatejuhti manageerima. See on heavy shit. On või? See on nagu, see on konkreetselt ebareaalne lihtsalt. No mis sa tegid Anne Vesken Diiva? No põhimõtteliselt on siis niimoodi, et enne saadet siis 4 päeva on proovid. Tekstide lugemised, proovid, issa mul on nii palju naljakad asju rääkida sellest isegi, nii palju asju tuleb meelde. Ma olen ära unustanud selle, aga pikad päevad, hommikul oled sinna, õhtuni välja. Esimesed päevad on pigem lihtsalt tekstide lugemised ja kava läbikäimine ja kõik sellised asjad. Ja siis lõpuks mõtlengi, et see on nii intensiivne lihtsalt, nagu mis me tegime. Ja kuna see muuseauhinnad on otsesaade, ehk siis neid asukohti, kui sa pead selle saatejuhi viima nii palju, nagu sul on loetud sekundid aega ja Anne Veski ei ole jooksja tüdruk nagu. No ma ei kujuta ka ette. Just think, mis sa sõitsid selle väikse selle golfiautoga või? Anne, tutu! Aga selles mõttes, ta ise on väga entukas, nagu ta on ebareaalselt, ta on cool, ta on lahe, ta on professionaalne, no bullshit naine ja ta teeb asjad ära ja ta on mega lahe. Me istusime mingi hetke, me ehitasime saali peale sellised mini-staabid, sest ma ajaliselt ei jõua lihtsalt minna läbi vahepeal, et ma pean ootama näiteks viimata siis see C19 laua juurest A20, siis ma pean viima 3 korda veel riideid vahetama, ja siis vahepeal on staabid, kus me korra peidame, ootame ja läheme siis riietusruumi näiteks. Me istusime, vaatasime mu Instagrami. Kahjuks ei hakka me followma tagasi. Anne, please, still waiting. Oh my god. Aga... Sa tundsid teda enne või ei tundnud? Ma olen tega nagu laval olnud koos. Oh, wow. Aga see oli ka siuke poolelt, et jah, nagu ma olen ühe korra olnud, aga ta teeb nii palju asju, et ega see tema... Ta ei mäleta kedagi. Reaalselt ei mäletagi lihtsalt, see on täiesti okei. Nii, see on fine. Aga ta tegi kalli mulle lõpuks, sest ma viisin talle lilli. Päriselt? Kui meil oli 3. päev siis, kui ma hakkasid läbimängud pihta. See oli nii intensiivne, see on ebareaalne lihtsalt. Sest seal on nagu... Minul oli üks inimene, temaga on selles mõttes palju tööd, vaata. Ja sa pead reaalselt jooksma seal ringi. Nagu sa pead vaatama, et see kaamerasse jääks, jooksma ringi, täiesti paanika, sa pead ise ees olema juhtima teda inimesi ja eemale lükkama lihtsalt, et nagu inimesed tuleb, nagu konkreetselt, nagu et keegi teeks pilte, mitte midagi, vaata. Okay. Aga teine tüdruk, kes mu kõrval oli, siis, kes tegi ka minuga koos Marta, tema tegi üksinda siis Peedvetersid tervet bändi ja võt Kalja, kui sa pead üksinda neid poisse, love them boys, aga nagu nad on täiesti udupead. Nad on kaootilised, nad juba tunduvad väga kaootilised. Aga nad on väga armsad, selles mõttes, et nagu see kombo oli väga lahe, saatejuhtidena väga toimis. Et sa pead üksinda neid veel, aga nagu nad olid nagu gruppidesse ka jagatud, ehk siis sa pidid saatma neid igale poole. Nagu, ja siis Marta siis tegi hommikul, kui meil päris päev käes oli, tegi hommikul Peetveter selle sükse väikse koosoleku, kirjutas harilikuga paberil ülesse, palun ärge kaduge ära. Nagu see oli üks asi, sekundiga, juba keegi läinud. Oh my god. Siit taga lihtsalt Kalle, kus sa oled, nagu lihtsalt saade käib, sa ei tohi ühtegi viga otse saates teha. Saatejuht ei tohi mitte kuskile hiljaks jääda, sest kaamerad on juba paigas, sul on mingid täpid pandud paika, sa pead kohe viima sinna, nagu sul ei ole üldse aega, vaata. Mul oli alguses nii stress ka, kui saade algas. Võtsin Anne kätte, viisin ta kuskile kohta ja siis ma unustasin ära, et ma pidin ta riided vahetama viima ja siis mul tuli poole pealt meelde, nagu reaalselt ma mõtlesin, ma situn täis ennast, nagu konkreetselt nii hirm oli nagu. Mul tuli meelde, viisin ära ja kõik oli korras. Mul oli veel siuke asi, et tekstide lugemised on nagu saate kogu selle päeva jooksul, aga need alguses toimuvad kinnises ruumides, mis on lukus, et tekstides on võitjad olemas juba. Ehk siis... Ei, see on see Eesti muusikaauhinnad. Muusikauhinnad, jah. Okei. Ma jäin praegu mõtlema, ma olin ka Eesti Lauskäm. Muusikauhinnad, jah. Seal valib žürii, vaata. Ma olin ka žüriis selles mõttes. Olid või? Aga seal on tekstide lugemised ja siis need on kinnistes ruumides ja siis meie managerid olime ka kaasas seal. Ja me teeme teksti ümber, loome neid läbi, me loemegi mitu tundi neid läbi, kogu teksti lihtsalt, et meelde jääks. Ja õpime seda mitte pähe otseselt, aga nagu mingid asjad meelde jääks. Sul on ikkagi kaardid on olemas, kust lugeda tekste. Annel oli üks ülesanne, nagu tal oli üks, see on okei, täiesti love you Anne still, aga see oli väga naljakas, tal oli üks ülesanne, sa ei tohi öelda seda võitjat, kui me tegime läbimänge, vaata. Aga läbimängud olid siis juba sellised, et olid proovid ka toimumas samal ajal, kus siis artistid tegid oma neid laule ka läbi ja Annel oli üks võitja, keda ta pidi ütlema. Ja ma sisetunne ütles ka, et ma
ta fucking kindlasti tean, et ütleb selle nime välja. Kuigi see oli super suurelt punaseks tehtud poldiga ja me olime mitu korda rääkinud, mitu päeva, et ne ei tohi öelda neid nimesid välja, vaata. Et me ei hakka kustutama neid ära. Bumm, sekundiga. Mari Jürjans ütles hästi kõvasti ja Mari oli ise laval samal ajal. Ja vaatas otsi, et see on see, et sa ei tohi ühtegi reaktsiooni teha, sest siis saadakse aru, et sa said aru, et sa kuulsid. Ma reaalselt silmad pööritasid pakettreisile Türki nagu ja ma oli lihtsalt see mingi Anne Veiki, palun võta kokku. Ei reaalselt. Siis need inimesed, kes teadsid, jooksid kaugelt, vaatasid must marker käes. Pooled juba viskama siis, et ma maha kriipsutaks selle fucking nime. Ja siis Anne tuli muurde mingi, kas sa võtsid tekstist neid nagu sõnu vähemaks, et lihtsam oleks. Ma mingid, tegin natuke lihtsamaks sulle tekstid. Aga ma ei teadnud, et see on mingi kinnises ruumis, on nagu mingi ulgurid riigisaladus. Ei, see on nagu, ma reaalselt pidin verevanda andma, et ei tohi neid võitjaid välja öelda, vaata. 3 ristis. Ja, aga seal on ikkagi see ka vaata, et see peab olema nendele artistidele ka ikkagi semi-üllatus. See point ongi see, et sul oleks päris emotsioon seal taga ka, kui sa need saad, vaata. Kuigi no kõik artistid on niimoodi uurisid ja reaalselt rahule ka jätta. Ma mäletan, et üks aasta, kui Elina sai mingi 5 auhinda või midagi seal. Okei, Slay. Ja siis me olime seal, aga ma ei tea, kas Elina vist ei saanud enne teada või mina sain igatahes enne teada juba, mis ta võidab. Sest et oligi, ma ei mäleta, kas ta manager või keegi ütles mulle, et kas sa tahad teada. Siis ma ütlesin, ja, muidugi tahan teada. Aga pärast hiljem nüüd me oleme alati Elinaga rääkinud, et tegelikult on parem, kui sa ei tea ikkagi, et sa saad selle päris emotsiooni, päris reaktsiooni ja elad nagu siiramalt kaasa asjale. Aga auhinnad läksid õigesse kohta. Ja üldse see kogu üritus on ebareaalne, mis nagu produ seal on. Ja ma pole kunagi osalenud nagu otsesaate tegemisel. See on ebareaalne, kui palju tööd toimub seal ja jooksmised ja süüke superstari paraad lihtsalt ja nagu... Nagu tead, keegi oleks võinud Tšubianest hoiatada küll ühte artisti, et nagu kuule sa võidad ja sa pead kõned pidama, et ma ei tea, võta kokku ennast. Kellest sa räägid? Räägi otse välja. Jah, pärast pliibime ära nime. Räägi välja. See ei saa sittagi nii kui aru. Aga armastada ta ikkagi. Ta on kogu aeg kinni, nii et millest üldse räägime. Mul on mingi second round embarrassment. See võit läks ikka õigesse kohta. Nagu kõik võidud läksid õigesse kohta. Killing samamoodi mul nii hea meel, et ta sai. Mis ta võitis? Debüütalbumi, nagu Worth It. Okei. Ma olen super fänn lihtsalt. Oled või? Ei ole ühtegi laulu kunagi. Nii fucking hea. See on nii fucking hea album, et see on ebareaalne. On või? See on ebareaalne. Ma lihtsalt nii vaaks, ma ei kuule üldse mingid Eesti... Tal on nii hea muusika. Ma ei teadnud. Ta Pushit võttis ka, see mu lemmiklugu reaalselt. Sa tead ka või? Mida? Ei, ma ei tea seda albumi laule. Oota, ma ei teadnud seda ka veel, et correct me if I'm wrong, aga et 5 Miinust ja siis Puuluup tegid mingi albumi. Yes. Neil on album. Ja nad võitsid ka mingi auhinna. Folk. Nad said folk. Nagu kas... Sorry, ma pole mitte midagi kuulnud sellest. Aga mitte. Neil oli isegi just kontsert, oli siin T3-s. Päriselt? Nad olid tuuril täitsa, jah. Aga mis fucking laulud seal on nagu? Ma pole ka kuulnud. Ma olen kuulnud paari laulu, aga samasugune nagu see Eurovisiooni lugu umbes vist vaata, et miksivad nagu 2 muusikat kokku ja mingi... Okei. Ei, ma ikka kuulesin, ma ei žüriis ja ma lihtsalt ei mäleta. Vaata, võib-olla see läks lihtsalt juba... Seal on nii palju asju, mida sa pead kuulama, vaata, nagu see on tundide viisi kuulama. Aga see on päris intensiivne minu arust, nagu ma olen väga segaduses olnud, et ta, kes nüüd võidab mingi laul ja album ja siis see album ja siis mingi esikas ja siis muusikavideo ja siis see on nagu väga-väga palju kategooriad on ja see on raske on nagu järgida seda ja siis veel raskem, ma kujutan ette žüriina on väga raske hinnata, et kes siis mis selle kategooria peaks võitma. Aga seal on jah, suht intens. Mul on hea meel, et valge tüdruk sai sinna. Kas või nomineeritud, siis see on epic. Mul nii meeldib, et lõpuks... Allooda tegi nii fucking banger loo, et isegi TikToki laivarid on täiesti... Kas te käisite valge tüdruku kontserdil T3-s? Ma käisin Fonotegis. Ja mina käisin... See Raadio 2... Siis kui ta tissid paljad olid või? Aga saad aru, et see... Ta toimib laivis nii lahedalt lihtsalt. Ta on queen. Ta šokeerib rahvast, mida ongi vaja... Ja ma ei tea, see töötab lihtsalt. Oota, tema oli see, kes võttis tissid välja. Ta oli alguses mingi uhke pallikleidiga, laulisime mingid laule, aga kõikidest lugudest oli tehtud siuke mingi hästi rets, mingi tekno või mingi hästi rets versioon nagu ja. Aga tegelikult ta on nii refreshing see Eesti maastikul ausalt öeldes. Ta ei ole mingi, ma laulan mingit popolaule või ma olen hästi korralik või ma ei räägi üldse. Või siis ulud seal laval lihtsalt ja teed oma sad songe ja. Siis kui ta isegi Fonotegis tegi, siis ma... Epic, lõpeta. Ma ei olnud temast kunagi kuulnud. Ma ei olnud ka kusjuures. Ja siis kui ma siin käisin, siis ma olin nagu okei, Miim on üksi laval, lambis kõik on täiesti pöördas
fonotega full lihtsalt niimoodi, et hingata ei saa, on ja ma mõtlesin, et okei, what the fuck, mis siin toimub. Ja lambist Mimmu suudab üksi mingi, ma ei tea, mitu 100 inimest. See oli väga intens, kui ma ta siia kutsusin, sest väga paljud inimesed ei olnud nõus sellega isegi. Nagu meie ülemalt poolt, jah. Miks? Sest lihtsalt see, et liiga controversial ja siuke, et okei, ja need lood on lihtsalt see, et appi ta teeb nii sita muusikat, et lihtsalt ropendab selle, räägib imelik asju. No see ongi põhjusega, sest kui see sind häirib, siis ta sai oma asjaga hakkama, vaata. Minu arust on see lahe, cool, edgy ja meil oli nii palju rahvast siin. No nii epic oli lihtsalt. Ja nad on mõlemad, nad on nii humble ka lihtsalt ja nad on nii chillid. Ja see DJ on tema Peika. See on nii äge. Ja seda Peika. Ta on DJ Munn, on ta nimi vist. Palja Pepuga. Okei, please kutsuge ta nagu uuesti siia. Ta on 2 korda käinud juba. Nagu ma mäletan. Sa tahad ka mitte kriitida või mis värk on? Ta nimi on DJ Munn, on artisti nii vist, jah? On või? Ja vist on. On küll midagi siukest. Okei, kuidas me saaksime enne podcasti? Mul on väga palju küsimusi. Kalja, sul on mees olemas, rahune maha. Kalja, sul on mees olemas nagu, reaalselt ka nagu. Ei, aga oota, kas ta võitis midagi ka või? Ta oli nomineeritud? Ta oli nomineeritud ainult, aga noh, ei ole hullu. Aga mina ütlen iga 100%, kui tekib võimalus minna tema laivile. Ta teeb lihtsalt show'd ka. Kui ta siin tegi show'd, siis ta ju mingi hetk läks läbi selle rahvamassi lihtsalt ronis baari letile, valas ennast lihtsalt lauaviinaga üle. Ja, love it. Nagu šokeerib lihtsalt lahe. Aga see ongi tegelikult äge ja sa jääd actually inimestele meelde. Aga also ma tahtsin, kuna Sten rääkis praegu meil sellest ema glammist, siis ma ei tea, Karl, kas sa istusid siniste toolide peal niimoodi persali kange või kus sa istusid? Ma arvan, ma tegin seal majas lihtsalt 20 000 sammu selle ühe õhtuga ära. Oota, sa istud lauas või? Sa seisid. Ma käisin... Vaane, odavrott. Ma olin laudade juures, ma istun lauas kellegiga. Ja siis ma tollerdasin isegi loosis käisin vahepeal üleval, meil oli sõpradel seal ja tribüünil olin. Aga teate, mis ma mõtlen või? Ma üldse taas sega vahele. Aga teate, mind nagu, kuna ma ei ole mitte keegi ja mul ei ei ole meie jaoks ikka oled ja nellakene. Siis ma mõtlen, et sorry, aga mind ei kutsu sinna sinisele sitale toolile plastikust. Inimesed maksavad reaalselt raha. Ei maksa keegi sittagi seal. Ei, maksavad küll. Oh my God. Saad aru, point on selles, et Eesti inimesed, neil kõik on nii äge seal sinise tooli peal istuda. Mida fuck, ei, ma ei lähe istuma, mu perse on kange, mul on paha olla. Nagu ma tahan istuda seal valges lauas all, siis ma võin minna, aga mitte selle sinise tooli peale kuhugi teise korruse viimases reas natuke selle kaardina taga. No enam ütleme, et see 60-70% nendest laudades, kes seal on siis külalistena, siis nad on enamus tasuta laudades. Aga need on siis, see ülejäänud protsent on seal need rikkad, siis, kes ostavadki päriselt laua. Meil oli see aasta veel eraldi uus asi, et laval olid lauad. Et see oli see super vippala siis. See oli mingi tonn 500 või rohkem isegi, see superkallid lauad olid. Aga ma ei saa aru sellest, et nagu osad artistid saavad kutsed sinna või? Ja, kõik saavad kutsed tegelikult. Nagu ma tean ühte väga suurt artisti Eestis. Hakka nimesid ütlema. Kes ei ole saanud nagu aastaid kutseid. Põhjusega. Aga kunagi on saanud või? Nüüd ei ole lihtsalt enam saanud või? Okei, kellest sa räägid? Võt ma ei tea, kas kunagi on saanud, aga nagu nemad ei käi teadlikult nende üritustel sellepärast, et... Kas see on mingi bänd ju? Oh my God, oota! Kas see on bänd või? Oot. Need on 2 bändi. 2 bändi? Kas need on juhuslikult Eesti mingi suvebändid või? Eesti nagu top-bändid, et nad nagu ei ole saanud kutseid sinna ja siis nad ei käi. See on põhjus igal asjal taga nii. Ja ega selles mõttes, et kui ma oleks ikkagi Eestis mingi artist ja ma ei saa sinna kutset, siis ma ei ostaks kindlasti. No ilmselt, et sa ei osta. Ei, ma isegi ostaks meelega läheks sinna. Ostaks selle kõige kallimad sinna lavale. Aga tegelikult, kui sa praegu selle välja ütled, siis ma tegelikult jäin ka mõtlema, et tegelikult, aga miks nad nagu tõesti ühtegi... Kas samas nad ei tee uut muusikat? Kas ei tee ju? Ma päriselt ei põgeneks Eestist ära. Aga seal vist on tegelikult see ka, vaata, et ta vist ei kuulu ju mingi leibeli alla või? Nad on ju vist oma need. Ma ei tea, nagu mille alusel kutsutakse neid artisti sinna. Ei, Taukar on ikka leibeli all. Et nagu, et me oleme sinuga sõbrad ja siis kutsud või? Ei, aga see on lihtsalt see, et näiteks Eesti muusikaauhinnad ei kutsunud ju see aasta näiteks Elinat, vaid Universal kutsus Elina. Aga see ongi tegelikult, ma arvan, et see on leibeli töö. Ja leibel ostab sinna laua ja siis leibel kutsub enda artistid sinna. Aga tegelikult see tundubki minu jaoks väga loogiline asjade käik. No kas need kutsutakse, kes võidavad action need auhinnad või? Või need on leibeli alt?
ja. No ikka peab kutsuma ju selles mõttes, et sa oled aga siis sa kas juba tead, et okei, muusikauniad mind kutsub, teisi ei kutsu. No nominandid tulevad terve kambaga sinna selles mõttes, neil tuleb full tiim kaasa, vaata. Aga no seal enamus on ikkagi tasuta seal, mitte tasuta, ehk siis ostabki leibel alla, vaata. Suurem osa on ikkagi kutsetega ja meil on väga palju seal on väga palju fake inimesi laudades, et täita laudu. On fake inimesi laudus või? Okei, miks sa meid ei kutsunud? Fake lauda, ma olen nii hea kohal. Ma ei jõudnud telefoniski olla. Okei, just enne täiesti emma ei nagu. Ja tegelikult, besides meil see ei teadnud isegi, et see toimub. Mul olid kannad, lõid tuld lihtsalt rääs, kui ma koju ütlesin. Sa võid rulli viskada ka. Ma olin lihtsalt täiesti spiralis omadega. Koju magad ära hommik jälle unipetis kuidagi järsku, mitte midagi ei saa aru. Karlil oli täielik puhkus, mõttes, Sten ei ole. Aga kui pika päevad olid? No ei olnud, all esimesed 2 olid chill, aga pärast oli ikka nagu, ma ei tea, mingi 17 tundi. Aga ikka jõudis veel normipeo otsa tõmmata sinna. No muidugi, et üle see ei puhka ju. Jah. Ei, nagu see kohe, kui see saade läbi sai. See oli tööülesanne. See oli niimoodi veel, et lõhmus sai siis ka endale siis auhinna, et panus Eesti muusikasse ja tal oli see super show, mis oli mega lahe show. Väga lahe. Nii lahe, nii meeldis. Ma küsin vahel, kes on lõhmus? Sven lõhmus. Okay, let's go, love him. Okei. Ma lihtsalt tõmbasin nii errorisse praegu. Aga sa tead, kus Kaja Linkman esineb vähemalt? Vähemalt ma tean. Okei, see on isegi üldse naljakas. Ma tahtsin näeda, kus elab. Aga siis see lõpus oli see, et tulid need konfetid ja asjad ja ma mõtlesin, ma hakkan nutma siis ma olin nii õnnelik, et see läbi sai. Siis ma reaalselt, ma olin sükest sellest peal. Siis oli veel see, et seal oli nii libe see lava peal, siis need konfetid reaalselt, ma uisutasin seal oma selja pooleks nagu reaalselt perseaukuna ka. Ja siis kõikidel oli see, et okei, lõpuks see läbi, sest sa näed, et inimestel oli nii kopees, nagu reaalselt nagu lõpuks ometi ja poekäruga toodi taha päkkarisse nagu ülipalju mulli, nagu reaalselt nagu fucking 100 000 kasti, ma shotitasin nagu pudelite kaupa neid mulje seal. Ja see lõpuks läksin Aftekale ja no ega ma rohkem ei mäleta mitte midagi, kõik tõmbasid kreeni ära ennast reaalselt. Okei, aga räägi Aftekast. Kes kellega ilastas? Ma ei mäleta mitte sittagi sellest nagu. Aftekas oli Mannala Roosas, ametlik Aftekas ja mitteametlik oli kõrval kohe stutis. Aga mitteametlik oli parem, sest reaalselt Mannasse mahub 3 inimest esiteks ja seal on nii kallid joogid. On, ma just oleme käinud. 10 € tekiilapits reaalselt. Ja kusjuures me ka käisime, siis vaatasime, et shot on sama kallis kui kokteil. Aga no selles mõttes väga joomata ei jäänud, selles mõttes, et sa maksad ära ikkagi. Ei, point ongi selles, et vahet ei ole, kui ma maksan ära. Sa maksad ja, aga kas sul on hea tunne või? Oh my god, mida? Liska esines Mannala Roosas. Ei no mingi perse. Sorry, ma pean seda korra mainima lihtsalt. Mingi naisreppar. Tead? Kus ta oli? Mingis saates? Rannamajas või kuskil? Ei, ta oli tüdrukute õhkutus seal midagi. Ma ütlen ausalt, Liska kallis, kui sa seda podcasti vaatad, sa oled tubli. Sina said Steni saada. Aga vaheta eriala nagu. Kalja, liigume edasi selle eluga. Mis see teate, et ma suhtlesin temaga kunagi? Oh my god, sorry, ma ei tahtnud nii halvasti öelda. Appi, anna andeks jälle. Oota, mingi noor tüdruk või? Sa oled ilus ja super tubli, aga lihtsalt on veel erialasid, mida saab proovida. Liigume edasi. Oh my god, sorry, ei pidanud ütlema või? Mida sa ajad? Okei, ütle, mida tahan nagu. Ei, muidugi, vahet ei ole nagu, aga ei, ma kunagi suhtlesin temaga. Ei, no sorry, aga tal on muusika. Aga samas vend sai Mannasse esinemise. What the fuck nagu? What the fuck? Manna ei kutsunud teda sinna, ma eeldan. Mis ta ise läks sinna lavale või? Kasutas seda lihtsalt ruumina, ma arvan ju. Mis ruumina? Ei, seal oli see mingi Nordic, mingi Miss Show, mingi award ceremony. Jah, ta osaleb ju seal, sellepärast ta sai, ma arvan. Oota, mis asja? Ta on Miss ka veel või? Jaa, ta käis Eesti esindamas. Kas te teate, et siuke üritus oli kunagi olemas? Kehras või? Rapla kultuuri ajas juurde. Raplat ei tohi seimida, sest et mu sõbranna elab Raplas. Okei, ma olen Pärnust. Vahele jäpin siia nüüd juurde, et kunagi korraldati Eestis Eesti dissi-missi võistluseid. Dissi või? Ja minu isa oli seotud sellega. Sinu võimalus. Minu isa oli sellega seotud. Ma ei tööta, nagu mul on vaja. Palju auhinnafond oli? Mis asi? Palju auhinnafond oli? Ei, seda ma ei tea, see oli ülikaua aega tagasi, mu isa miskipärast oli seotud sellega. Aga see oli niimoodi, et see põhimõtteliselt toimus mingi õllesummeril ja siis naised läksid lavale, võtsid dissid paljaks ja mehed pidid karjuma, et kelle kõige ilusamad on. Ja sellest on, mul on mingid DVD-d kodus sellest üritusest nagu. DVD? Ja ei, Kalja, see on ebareaalne, mis sita hunniks on lihtsalt. Ma ei saa aru, kus kliigis ma olen elanud. Seoses sellega, et kui Steni isa peale juba jutt läks, siis nagu Steni isa on reaalselt kõikide asjadega siin maailmas seotud, siis sealt samalt muusikaauhindadelt läksin mina siis ära suure liinibussiga, sest et ta isal on limusiinifirma, ta tahtis limusiini meile järgi kutsuda sinna, et lähme siis linna peole.
limusiinid olid kinni, nii populaarne firma on, Lux Limu ja limusiin ei saanud ja siis ta kutsus meile lihtsalt suure nagu reisibussi järgi. Ja siis me läksime 5 sinna reisibussi ja siis sõitsime sellega lihtsalt lastemaailma, et läksime peale. Oh my god, miks me sellest kuulnud pole enne? Ei, lemmik on see, et mina nii kaua olen tahtnud minna siis peale seda üritust välja sõpradega pidutsema ja mu isa võtab kõik mu sõbrad kaasa, ma olen üksinda seal Unibetil põhimõtteliselt, ma olen üksinda taksoga sealt linna, nemad juba pidutsevad ammu. Okei, ma lähen siis koju magama nagu sorry, et sündisin nagu. Samas, aga miks ta oleks veel sind peale võtma, nagu sa ei saa hakkama? Ja nad läksid veel poole pealt ära, aga te olnud isegi lõpuni seal. Küüti. Annel oli eraldi autojuht, oli mahtunud auto peal isegi inimesi. Tal oli Maibach tellitud. Mida? See läks tal järgi ja tõi ta sinna ja vist ära ja see autojuht, kes on, see autojuht on legendaarne inimene, nagu kõik teavad seda autojuhti. Kus kohast? Ta vist sõidutabki kõiki superstaare, ta on megatorega. Ma mäletan, mis see nimi oli. Mees juhuslik. Mees, lähe mees. Muidugi, tavaliselt ongi mehed. Issand jumal. Tavaliselt ongi mehed. Aga kuule, mitut naisautojuhti sa tead? 1, 2. Ma kohe hakkan autojuhiks. Väga hea muus karjäär. Järgmine aasta ma sõitan ise Anne Viskit. Ei, sa hakkad isegi trammidega sõitma, Suurpaala teed. Kui teed ikka Peep peaks trammi juhta? Ma ei tea, miks aga ma isegi Peep istub seal niimoodi lihtsalt. Sa ei pea isegi keerama. Helkur vest on seljas lihtsalt rahulikult mingi jammi. Läheb sinna Viru ringile, võtab selle metallist jublakad, need trammirööpad teisele teele panna, vaata, et minna merepuiestele. Appi. See tundub nii fucking loogiline. Ma millegi pärast mu silme ees on juba see pilt, kus Peepi. Siis sul võiks olla see mingi merekapteni, see kruiisilaeva, see müts ka peas hästi suur. Aga kuna sa oled hästi siuke inimene, kes all about holiday, siis kui jõulud tulevad, siis sa paned endale näiteks need põdrasarved sinna trammi külge ja punase nina sinna trammi ette, vaata. Eesti lipp lehvib kogu aeg kuskil seal armatuur. Jõulutulukesed on igal pool kaunistatud. Soome lipp on igaks juhuks. Aga võtta nii oleks tegelikult trammijuhtide ja tramm, nagu, sorry, ma ei tea, kus tramm käib, aga ma arvan, et see käib nagu, et sul on see kang. Ja siis vaat nagu edasi, tagasi. Kurat, kuidas see oli, kas igatahes meie tuttav sai siis kingiks endale selle, et ta viidi trammiga sõitma, ta sai ise sõita sellega depoos ja siis ta viidi kraana otsa ka veel. Henri. Ja seal on niimoodi, et sa pead nagu hoidma ja mingi klõpsutama seda trammi, seda kangi, sest muidu see ei sõida edasi, et sa pead kogu aeg nagu kontrollima seda, nagu ta viidi depoosse sõitma trammiga nagu. Ja kraanasse viidi ka, jah. Aastate unistus oli minu arust mingi, tahaks, vaata, käid mingi linna peal ringi, näed neid kõrgeid kraanast, mõtled, et oh my god, tahaks kunagi sinna üles minna. Aga kus kinki saab nagu? Nagu sa kirjutasid sul peab olema epic girlfriend, nagu tal on. Jah, Marta Püssalov. Aga see oli mees või? Ja Marta reaalselt sebib talle maailma kõige lahetamad kingitused. Ja, kade. Okei, te saate sünnipäevaks siis. Mina sain fucking Martalt sünnipäevaks endale Auru sauna koju. See on legendaarne Auru sauna. Me võime sellest me paneme selle klipi siia üles ka, see on nii naljakas. Sest ma nüüd saan öelda, et mul on sauna nagu korter ja saun on ka korteris. Aga kuidas sellega on siis, rääkige? Epic on. On või? Mis Epic, ma 2 korda seda kasutanud ja... Sa oled 1 korra. Nii raske oli. Aga see läheb päris kuumaks. Ei, see läheb retsilt kuumaks. Päriselt või? See on vist päris intensiivne. See on täiesti perses asi nagu, aga ma kütan ette, et see... Ei, seal on nagu põhimõtteliselt, sul on nagu mingi veekeet ja põhimõtteliselt on selle telgi kõrval. Ei, sul ongi lihtsalt sealt läheb vooli, mis hakkab siis kuuma auru sulle lihtsalt sisse sinna nagu puhuma. Okei, see on nagu... Sa kükitad seal sees nagu mingi väike vinn. Kusjuures ma ütlen siia vahele ruttu ühe asja, mul on täielik ATH praegu jälle. 90% kraanajuhtidest, nagu ma olen kuulnud vähemalt, on naisterahvad. Sellepärast, et mehed kardavad kõrgust. Ma kardan kõrgust. Sa oled mees. Aga naised, keegi ei ole seal üleval. Seda mulle õpetati, ma õppisin personalijuhiks, vaata, mul on need paberid ka. Aga mine perse huiga. Ma olen personalijuht tase 5 või 4, ma ei tea. See on tasemad või? Ja seal on, rääkisimegi mingi aeg erialadest ja reaalselt, kuna mehed kardavad kõrgust, siis enamus kraanajuhtidest on naisterahvad. Lahe, jah? Okei, Pepi äkki... Okei, Pepi teeb ühe Suurpaala ringi ära, läheb kraanasse. Trammis kraana. Sa saad laskesuusatamist vaadata seal. Jah, mõtle ka chill. Nagu reaalselt. Samas sul on nagu lennukid, kõrgus, kraana, sama. Potato enam vähem. Potato. Aga ma tahtsin vett, aga suva see siis. Ma võtan siit tühjast kuulpeti tassis siis. Oota, aga te peate tegelikult.
Rääkima ennast ka või? Ei pea. See peab lihtsalt nähtav olema. See on müüa. Oota, ma ei võta siit. Aga kusjuures funny thing, kunagi oli siin Baltas vaata müüa mingi trammi, mitte kraana, vaid trammi, see mingi, ma ei tea, vagun on vist selle nimi siis või? Ja siis mul... Sellest tehti baari ju? Jah, sest tehti, ei see vist oli alguses mingi tubakapood või midagi, ma tean, mul isa ütles ka mingi nii väga hea, ostame trammi ära, siis teeme sinna kohviku ja siis, no teate, kuidas soome keeles on tramm on... kõlab samamoodi nagu radikas. No ütle. Ütle siis. No ongi radika. Ja siis ütles seda, et... Räägi veel soome keelt, see kõlab nii hästi. Et radika, see nagu kohvik tuleb teha. Ainult soomlastele. Ma ei hakka mitte ühtegi vagunit siin Telliskivis näha enam. Reaalselt üks vagun seal, teine seal. Aga nagu möödas. Vabandus, kas need vagunid seal on alles? On alles ja üks hotell on ka siin vagunis kõrval, jah. Ei saa üldse aru, millest räägite. Ma käin silmad kinni ainult siin Telliskivis. Kuigi jällegi sa tead... Fonoteegi nii ära, vaata sa edasi poole lähedasi. Ei, ta ka konkreetselt mul vist... Ta ei saa mitte midagi aru, aga sa ikkagi tead, kus Kaja Linkmann elab. Seda küll. See on kõige tähtsam info nagu. Häädemeeste kuninganna. Häädemeeste hüljes. Oh my god, aga okei, lähme edasi. Räägime siis... Hüljestest rääkides, räägime Osempikust. Okei. Nii. Väga smuud üleminek. Ilmselgelt. Nii. Kõik vaatavad minu poole siis, jah? Jaa, Sten räägi. No, sina tahtsid rääkida sellest. Tahtsin või? Jaa, mis sa kulutasid siin? Sina tahtsid rääkida sellest. Ma ei tahtnud sellest isegi üldse rääkida, aga ma võin rääkida sellest. Aga räägi, inimesik huvitab. Tehke, krõbistage. Kas sa krõbistad? Ma krõbistasin küll neid, ma proovisin. Kas sa lõpetasid ära või? Jaa, tabletid küll vähemalt. Miks? Sest mul olid... nagu nii paha oli olla, see oli ebareaalne. Nagu, ei no ikka sitt oli, nagu sul oli 24/7 pohmakas. Ja mul oli veits hirm vahepeal, sest ma reaalselt ei saanud mitte midagi, nagu ma pidin suruma endale midagi alla. Ei, saad aru, siis kui me jõuludel, siis kui sa hakkasid võtma, ma mingi vaaritasin terve jõuluroa. Peppi tegi normaalset toitu, mul oli üks kartul. Kõik tulid ja kõik sõid on ja 2 suupoolega ja siis Stenil on see suur taldrik ees ja siis seal on ainult üks kartulik. Võib-olla üks porgand oli. Ja ta ei söönud seda isegi lõpuni. Ja ta ei söönud seda, ta nagu, ma võtan natuke, võtab 1 kuubiku, panen sinna taldrikule ja ta lihtsalt vahtis seda, ta oli mingi, söön või see söön, ei mul seda nii paha. Aga see oli see, et nagu sul on esiteks nii paha olla, et sa ei suudagi süüa ja sul on kõht täis nagu, ma ei tea, ja peavalu oli ka meeletu, nagu see tablett oli bad trip, aga ma ei tea, ma soovitan seda võtta, sest tegelikult ma lõpuks võtsin nädalaga mingi 7 kilo alla. 6-7 kilo umbes. Ei võtnud nädalaga. Võtsin nagu väga kiiresti, nagu nädalaga vaevalt. Nagu mingi kilo läks päevas ära konkreetselt. Aga kilo niikuinii tegelikult kõigub suht nagu kergelt. Aga see oli nagu intensiivne, aga ma lõpetasin ära selle ja ma ikkagi tahaks proovida süstalt ka. Aga ma ei tea, see on nagu, ma veits tunnen ka seda, et tegelikult on see, et lihtsalt ennem prooviks päriselt nagu õiged asju teha, mitte et see Ozempik vale oleks. Aga lihtsalt mine trenni ja söö normaalselt ja siis proovi see ära ja lihtsalt kombineeri seda kuidagi. Sest ikkagi see tagasi tuleku sempikult, et kui sa lõpetad ära, sa võtad need kõik tagasi ikkagi. Ütleme 95% inimestest on kõik kilod tagasi saanud. Aga see on tegelikult nii tavaline. Also ma mõtlen seda, et nagu, ma ei tea, sa töötad Loki siukse ala peal, et tegelikult see on suht võimatu mingit normaalset elustiilisid. Ei, on, see on võimalik tegelikult. Lihtsalt ma olen nii paha inimene, sest ma olen täielik sõltuvusse jää ja selles mõttes, et alates kuradi nendest makaroni sõltuvustest, kuni ma ei tea milleni välja, ma ei suuda ei öelda lihtsalt, ma reaalselt ei suuda asjadele ei öelda. Aga seda ma ütlen sulle kogu aeg, et sul puudub täielik enesekontroll. Nagu kui Sten teeb kodus makaronisalatit endale, siis ta ärkab öösel üles kell 3, et minna kappi, võtta süüa kausides makaronisalatit ja tagasi magama minna. Sest ma lihtsalt, see on nii maitsev lihtsalt ja ma nägin unes seda. Ebareaalne. Ja mul reaalselt kassis nii ära, ma julgen Karlile rääkida. Ja ta teeb hommikul silmad lahti ja ta mõtleb esimese asjana jälle sellest makaronisalatist. Ta läheb jällesti sööma. Ja ta ei suuda nagu, tal ei ole mitte mingit enesekontrolli, ta ei suuda nagu mõelda, et ootama tegelikult ei tohiks praegu näiteks ja ma ei pea öösel kell 3 sööma. Ei, ma saad aru, ma lihtsalt nii suutas ja märkasin üles ja ma oli lihtsalt see, et ma kujutasin, et seda külmkapis nagu veits tõmban makaronisalatit nii fucking maitsev ja ma reaalselt ärkan silmad on tavatud, kõndisin seal niimoodi lihtsalt sinna kapi juurde, panin kausi täis, panin soola ka veel peale, läksin voodisse, sõin selle kausi ära, tagasi magama, remmunna ja siis ma ärkasin 4 tundi hiljem uuesti üles. Vaatan, okei, piisavalt valge juba, et nüüd on viisakas sööma minna, vaata, et nagu hommikusöök. Ma ütlen siia vahele küll veel ühe asja, et rääkides soolast, siis
meil sai kodus sool otsa, Sten tuli röökides koridoris, ta lihtsalt, mis majapidamine see on, kuidas see võimalik on, et kodus saab sool otsa, onju. Ja siis ta reaalselt ja tõsimeeli ütleb mulle, oota, aga meil on seda nõudepesumasina soola, see on ju sama asi. Ma olin mingi, et ei, see ei ole sama asi. Ma lugesin pakendi pealt, see on sama asi, see on sool ja lihtsalt mõtlesin, Sten, see ei ole sama asi. Kuidas see ei ole sama asi? See inimene oleks endale toidu peale pannud nõudepesumasina. Ma lugesin pakendi pealt. See on naatriumkloriid ja... Ja aga eile just selgitati, et kõik soolad ei ole söögisoolad. Jaa, muidugi. Jaa, sest see oli lihtsalt, ma maitsesin teda, see oli soola. Sa maitsesid seda? Jaa. Sellepärast ongi see. Sul on nagu 0 ellujäämisinstinkti või? Läheb nii nagu läheb. Ei, ta teeb nii impulsiivseid otsuseid või ta emotsiooni pealt täielikult. Ta näeb und makaroonisalatist, nii ma võtan makaroonisalatist. Ei, pumm, üles sööma, magama tagasi. Mul on soola vaja, ma võtan ükskõik mis soola. Aga vähemalt sul on Karl kodus olemas. Ei, aga tegelikult ega mina ka ei ole väga hea nendes kodustes asjades. Ma üks päev just panin panni põlema mingi labide sees. Oh my god, mis mul just juhtus. Nii, ma olin nii šokis, ma pole kunagi sellist asja juhtunud. Panin kana ahju, küpsetuspaberiga, võtsin välja küpsetuspaberit ei olnud. Tal läks see põlemaga niimoodi, et küpsetuspaber põles ära. Ma ütlesin, et aga sul pidi ju kodu olema kõik tossad. Ta ütles, et ei, ma olin siin samas köögis terve aeg. Ja see kadus ära. Seda ei olnud enam lihtsalt mitte kuskil. See oli nagu nii ära põlenud, et see läks tolmuks, vaata. Ja mul tuli nagu küpsetuspaberiga sisse ilma paberita välja. Ma olin see, et okei, aga mida ma teen? Nagu mida ma teen? Nagu, ma olin nii segaduses. Ma olin nii šokis. Ma olin lihtsalt, et kuhu see kadus? Nagu ja siis ma võtsin selle küpsetuspaberi pakendi ja vaatasin, kas seda võib ahju panna. Ma olin nagu... Äkki ma panin pärast mingi... Äkki ma panin mingi akvarellipaberi pärast sinna alla või ma ei tea. Ja. See näitab, kui tihti sa kasutad kodus küpsetuspaberit. Ma kasutan kutüüri ainult. Jaa, tegelikult see on veits... Issa ma hakkasin võtma reaalselt nii näleks. Aga see magustan ka ainult airfryerit. See on kutüür. Mulle läks ka üks päev, ma panin kausi, panin mikrosse. Nagu mul on see, et on kombineeritud see mikro ja ahi on ja. Ja siis panin kausi ahju, võtad välja, vaat lauale ja siis järsku läheb plõks keskelt täiesti sirgelt pooleks lihtsalt. Karda mikro on ahju. Sama. Kardan mikroon. Ma vahest ei tea, nagu, mis põlema läheb ja mis mitte. Nagu. Ma lihtsalt katsetamist töö. Ja ma mäletan, et mikrokatel on ju see, et vaat sa ei tohi panna mingi hõbedast või kullast ääre. Loom ei tohi ka panna sinna. Aga mul täiesti tavaline. Ei, aga ma panin mingi taldriku sinna ikka norm ilutulestik läks lahti. Ja saab mingi sähvatus ikka täie. Kunagi oli seal samas korteris mu korterikaaslane, tuli hommikul mingilt apteekalt, hakkas putru ketma endale ja siis läks ise magama, vaata. Ja mina tulin koju ja minu toas taheti teha budaari pilte pulma jaoks, vaata. Mina lendasin peale sinna. Mis tuba sul on? Siis mul oli see keskmine tuba, see ilus tuba. Ja siis tuleme sisse fotograafi, mu sõbranna, ja ma ei näe midagi, sest kõik on nii tossu täis. Nagu reaalselt mitte midagi näinud. Ma ise mõtlesin, siis ma tegin aknud lahti ja sealt oli reaalselt nagu hästi intensiivselt musta tossu tuleb. Ja ma lähen sinna korterikaaslased pommisid, hei, süüa tahtsid teha või mis toimub? Siis see terve see spaatel. Jah. Pannilabidas. Oli normaalselt tuhaks läinud, aga seda ka ei olnud ju. Reaalselt see ka oli ära haitunud. Kuidas mingi leek üles ei tulnud? Kuidas see korter alles on? Issam, mis kuradi jäppimine, see käib, me just rääkisime musa auhindast, nüüd ma räägin mingi fucking pannilabidast. Mul on ka läinud põlema niimoodi, ma tegin, no kui sul on mikrot on ja siis peaksid sama popcorni teha, kas potis või pannil. Mina teen ka. Potis teeb või? No ma proovisin potis teha, mul läks põlema, aga... Ja siis ma viskasin selle nagu aknast välja koos potiga, nagu see läks leek lihtsalt. Oh my god, Skyline'ist. Skyline'ist. Ei. Lendab poti. Ei. Tartus. 20. korruselt viskad lihtsalt nahku selle poti koos selle popcorniga. Aga see põlema minemine nii haige, meil ühel sõbral läks kord kodu peaaegu põlema niimoodi, et tal oli akna peal oli nagu raamatud. Nagu raamaturiiul ja ma ei olnud kunagi mõelnud selle peale, päriselt nagu filmides vaatan, et sa saad mingi prilliklaasiga vaata panna mingi lõkke põlema. Ja saad aru, et päriselt tal oli mingi siuke nagu kristallikujuline mingi klaasist suvaline mingi nagu dekoratsioon asi oli lihtsalt aknalaua peal. Ja päike tuli sinna ja sellega põletas raamatutesse lihtsalt niimoodi augud sisse, et nagu ma mõtlesin, et siuksed asjad on neid filmides. Ma arvasin, et see on mingi fake. Eestis! Mõtlen, siin oli nii intensiivne päike. See on natuke unreal nagu. See oli nii mõttetu jutt praegu, mida rääkida. Ei, reaalselt. Oota, mul jälle nüüd kattusin selle, ma just rääkisime Sempikust, ju. Aga lähme tagasi sinna peale. Nagu Sempikus kuradi söögil on nagu üks samm saastas. Aga ma ikkagi mõtlen selle peale, et siis ma tahtsingi, nüüd lähme tagasi sinna. No lähme. Et ma ikkagi pooldan seda, et inimene vähemalt
ma arvan, mul lihtsalt vaja ATH ravimit peale saada. Kas sa nagu arvad suht kindlalt, et sul on või? Ma olen 970% täiesti kindel, et mul on ATH. Aga tead, ma arvan, et enamus inimestel tänapäeval on. Ma arvan, meil kõigil on. Aga mõnel on väga intensiivne see. Ma ütleks, et sina oled üks nendest. Väga intensiivne, aga mul käib see lainatena päris, et ma unustan vahepeal nii perses palju asja ära nagu. Ja liiga, nagu kõik see käitumisviis ja muster on täpselt samasugune. Aga kas ma ei suuda lihtsalt püsida asjade peal ja see samamoodi näiteks, selles mõttes on hea toidu mõttes, kui mul on üks asi, mis mulle meeldib, ma ei sööngi seda 10 aastat järjest nagu. Kohe nagu, nii lihtne nagu. Nii lihtne. Ma võiks lihtsalt trenniga sama olla. Ja mul on olnud niimoodi, kus ma olengi käinud kuu aega järjest ja kohe mõttetu, ei vitsi enam. Cancel kohe, vaata. Kas ma rääkisin sulle, et ma stalkisin sind või? Jah. Täitsa putsid, see oli päris kohutav, kuidas seda ütlesid. Ei, aga täna ma ei mäleta ise, kus ma ütlesin seda, nagu mul lihtsalt praegu oli mingi flashback. Sa ütlesid, et ma olen ikka glow-upi teinud, aga ma tegelikult nõustuga, ma vaatasin ka enda Instagrami. What the fuck, nagu norm vesirott. Ei, nagu saad aru, ma läksin ikka täiesti nagu deep down ja see täiesti sügavale, nagu ma vaatasin, et see ei ole isegi Sten, nagu sellist ei ole Sten. Nagu mingi täiesti. Ma olen sinuga nõus, jah. Ei, siis kui ta tuli sealt kaitseväes, siis ta nagu reaalselt oli nagu kehrarott. Nagu ta nagu mingi Raplas, kui ta Bemmi hoss. Peenike, mingi kitsakas siuke. Sten sai täna teada, mida tähendab sõna sifakas. Sten on võtnud seda sõna aastaid solvanguna. Ma mõtlesin ka. Ta mõtles, et sifakas tähendab paks. Ma arvasin ka. Ei, sina oled sifakas. Sifakas on pikk ja peenike. Elina tuli mulle tänaval vastu, karjus ma, et oma ajad, sa näed nii sifakas välja. Ma ei see mingit tõmban nahhu, rott. Kuidas sa ütled mulle niimoodi, see debiilik või? Reaalselt pastile on sul nii kinni ära, nagu okei, toi mingit mida sa ajad. Sa reaalselt ütled mulle esimese asjana halvasti, kui sa näed mind. Aga ma ka ei teadnud, et sifakas. Ehk siis tuli mingit, okei, mida sa ajad. Ma guugeldasin ja ongi... Ma olen reaalselt solvunud nagu nii mitme inimese peale, kes on mulle jäänud sifakas. Nagu jah, ma tean, et ma olen 170 kilo raskem, aga see peab mulle nina alla hõõrma. Sulle välja, et ta isegi üritab mulle viisakalt öelda, aga see on veel hullem, sest sa üritad mulle lihtsalt head tuju teha ja mitte otse ausalt öelda, et ma olen lihtsalt vesirott, vaata. No, I guess. Aitäh teile. The more you know. Aga samas mu eesti keel on suht null, nii et... Nagu... Mis keeles sa siis muidu räägid? Ei, sa saad aru, et ma olen ikka... Te ei tea, ma kirjutan nii valesti, et see on nagu next level. Mul on nagu mingi haigus juba. Ei, seda mul ka ei ole, sest ma nagu loen ja ma saan aru, mis sõna on, aga ma ei oska... Ma ei tea, millal on nõrgad tähed ja tugevad tähed. Koolis käisid või? Ei, no käisin, logopeedi juures käisin ka. Ja teate, ma kirjutasin, ma arvan, et 20. eluaastani lootsin nõrgad tähega. Mis sõna? Lootsin, nagu ma lootsin siin näha. Nagu nõrgad teega. Nagu ma lihtsalt ei teadnud, et see on tugev, sest et lootsin. See kõlab nagu nõrgalt. Miks ma võiks tugeva sinna panema? Okei, ma saan aru. Aga kas te saate aru? Ehk siis sa ei tea nagu seda kõige alusel elamat reeglit, et kui on tegusõna... Ei, ma tean, et lootma on tugeva teega. Nii, aga ja siis selle järgi tuleb ülejäänud käänded. Ei, aga samas vahepeal on mingid ju erandid, kus sa paned ikkagi nõrga tähe selle... Igast ajas, what the fuck, kes sa ma olen Karli üle hästi palju nalja teinud vahepeal, sest minu jaoks on nii naljakas, kui Karl kasutab keerulisi sõnu. Sten ütleb, et mulle ei sobi need sõnad lihtsalt. Minu jaoks sa ei räägi inglise keelt ka. Nagu see on minu jaoks lihtne vesirott. Ma räägin inglise keelt, ma räägin ainult siis, kui ma purjus olen. Mul on see, et mul on rahvusvaheline tiim, vaata praegu. Ehk siis ma pean viima läbi koosolekuid inglise keeles, ma pean viima läbi töövestlus inglise keeles ja kui ma olen purjus, siis ma võin väga soravalt rääkida inglise keelt. Kaine peaga, mul on lihtsalt kohe tuleb mingi error. Kas see soomlaseks? Karl räägib nagu Aasia taksojuht inglise keeles. Reaalselt. No... Siuke sõnasepp on lihtsalt ja eesti keeles ka, kui mingi keeruline sõna vahele, ma lihtsalt, et ei, see ole sina. Samas minaga ei ole. Ma ei tea, mis sõna see oli, mida ma ütlesin, mis oli sinu jaoks imelik. See oli mingi hästi imelik sõna ka veel. Sten pole ei teadnud seda tähendust isegi. Sten blokib ära. Mina olen väga hea. Sten ei teadnud lihtsalt ise seda tähendust selle. Ja siis ta ütleski, et ära kasuta sõna. Mina olen väga kirjutaja, ma kirjutan tekste hästi palju. Kuule, AI kirjutab sul neid tekste, mitte sina. Ei kirjuta, mina kirjutan. Sten, see ma peikadele saadud. Ma kirjutan oi vittu. Ma tahan rääkida sellest, mul kass peal. Ei, ma tahan rääkida praegu seoses AI-ga ühe loo, mida ma eile kuulsin. Ma ei saa öelda, kelle kohta ma seda kuulsin ja kellega see seotud on ju. Aga et on siis üks inimene, kellel on mingi teema ühe tüübiga. Nii.
ja ta ei viitsinud enda sõbrannasid enam väga kurnata selle teemaga, et hakkas AI-ga rääkima sellel teemal, chat-GPT-ga lihtsalt. Küsima nõu mingite asjade kohta, tõmbas terve mingi Insta mingi kuradi vestlused mingi kuradi, ma ei tea, 40 A4 vaata alla, laadis selle data alla, andis selle kõik chat-GPT-le ja hakkas küsima, mis sa arvad, kas ta on minust huvitatud, kas see peaks nii minema, kas ma peaks nii tegema ja see on nii fucking creepy, ma arvast, ma hakkasin kartma seda inimest. Aga saad aru, see on kõik, ei, ma olen ühe korrast teinud. Samamoodi, et mingi konflikt oli ja siis ma mõtlesin, kurat, kas ma nagu veits kassin ära, et nagu mul on õigus. Ja siis ma saatsin samamoodi screenshotit sinna ja siis ta nagu põhimõtteliselt analüüsib ära ja ta toob sulle välja nagu mõlema osapoole nagu pointid, et sa saaksid aru, et et kumbal see õigus on või kummal ei ole või kuidas sa peaks asju vaatama. Aga sellega seoses minu üks sõbranna leidis ka endal siis Tinderist peka, on ju. Aga noh, ta räägib muidu nagu vene keelt, vist nagu mainly ja see kutt räägib ka natukene vene keelt, aga nad räägivad ikkagi eesti keeles. Ehk siis nagu eesti keel ei ole nagu põhimõtteliselt main language nende jaoks, aga nad räägivad omavahel selles keeles. Ja siis, kuna see kutt elas siis Soomes ja nad väga ei näinud, siis enamasti suhtlesid Messengeris. Aga siis sul ikka see intiimsust on vaja, on ja siis ta ütles, et ta ei oska sekstida eesti keeles ja ta lihtsalt andis ChatGPT-le selle ülesande ja ChatGPT sekstis. Mul on vaja neid lauseid teada seda, mis mul on ka vaja teada neid lauseid. Ma arustan üldse dirty talking eesti keeles kohut. Ja ta ütles sama, et ta ei suuda. Ratsuta mind. Reaalselt ratsuta minnaga. Aga siis ta ütleski, et ta ei suuda, temaks oli see nii cringe kuidagi, ta oli lihtsalt mingi, aga sa annad lihtsalt mingile AI-le selle süsteemi, et tee. Ja asi lõpus sellega, et sain ude vastu, nii et I mean. Pane oma aitäh sulle. Ei, kui selles mulle koolis räägiti, et chat GPT-l oli depressioon. Ja ma olen ka lugenud uudiseid, et see oli nagu see on väga halvaks. Sest inimesed jaurasid nii palju sellega, et ta chat GPT hakkas valetama. Ja kuna need inimesed, kes siis olid need programmeerijad ei osanud panna sellele põhjusteks, miks see valetama hakkas, siis nad diagnoosisid depressiooni sellele. Inimesed on nii halvad, et isegi programmid lähevad deprekasse nende pärast. TikTokis on ju mingid kasutajad, vaata, mis teevadki niimoodi, et nad meelega huiavad lihtsalt chat-GPT-ga. Nagu ütlevad talle mingi, et tee mulle pilt sellest, vaata. Ja siis ta teeb selle pildi ja siis ta hakkab mölisema nagu temaga, et ei, et võtta see ära sealt. Ära tee niimoodi, et võtta see ära sealt ja siis nagu see lähebki. Aga kas te ei arva, et need inimesed, kes juba niimoodi nagu mingi AI-ga käituvad, et nad päriselt on psühhopaadid või? Ilmselgelt. Nagu, what the fuck? Sul on mingi täiesti satisti käitumine, et sul on vaja kedagi alandada või... Aga mulle veits meeldivad ebastabiilsed inimesed. Seda me teame, see ei ole nagu suur statement siin. Aga nagu ma lihtsalt mõtlen, et nagu what the fuck? Nagu sa pead, ma kardan kõik vaimuaeglasse, see vald. Teek uktad lahti, meil tulevad mingid haiged inimesed. Peppe võib trammiga ära viia. Ei, ma võtan kraanaga niimoodi, tropin kõik korraga. Ei, see on nii hirmus. Mina küll kardan juba elada. Ei, aga näiteks kui te räägid ChatGPT-ga, küsite midagi, kas te ütlete talle nagu tere või aitäh või? Mina ütlen. Mina tahtsin eile kasutada seda, ma tahtsin küsida, et kas ma peaksin jooma hakkama või mitte. Peale selle, et Karl, et ma ju... Sina tekitadki talle depressiooni. Peale selle, et ma ei tunne, et Karl on väga, et ta peaks keerulisi sõnu kasutama, samuti ei ole Karl ka tehnika inimene väga. Sest unustab kõik paroolid kohe ära. Päriselt või? Nagu... Räägib inimene, kellel on praegu 2 nädalat olnud Gmail kinni, sest et sa ei suuda seda taastada ja sa ei saa sinna üldse sisse enam. Sest et Sten on pannud sinna mingi 10 aastat tagasi selleks secret küsimuseks, et minu parim sõbranna on ja ta ei mäleta, kas ta parim sõbranna oli. Ma pean vaatama Instas pilt ja vaatama kõik läbi, kellega ma suhtlesingi aastat tagasi. Mis sest Karl ei pannud? Oh my god, see on 15 aastat. Ei, kas see on täiesti trauma? Ei tundsime küll, aga siis meil parimad sõbrannad kindlasti. Ma pean terve oma elu ümber kolima ja ma ei saa e-maili sisse, ma ei tea, mis mul toimub seal, töö e-mail, kõik 15 aastat elu on seal sees ja ma ei saagi sisse. Ja support ei ole ka kuskil, vaata, ma saaks ühendust võtta. Ei ole, nagu neil ei ole lihtsalt seda võimast, neil on ainult see avaldus, mis saad täita, ma olen 5 korda täitnud seda, mul on olemas screenshotid eelmisest e-mailidest, et sul on see võimalus, et sa saad panna, et kellele saad kirju saatnud ja mis need pealkirjad on. Ei saa ikka. No tšau siis, okei. Ripp ära nagu. Nad on rask blokkinud sind. Jah, blokkisid ära ja ma pean nüüd ümber kolima 15 aastat asju, see on ebanormaal. Mina arvan, et see on Stenu enda probleem lihtsalt. Vait. Sest samamoodi on Sten ära blokitud Boltist. Oled või? Mind blokiti PayPal. See oli põhjusega, seepärast, et nad arvasid, et mu ema sõidab mu lubadega. Also, what the fuck? Nagu, kuidas nad teavad vahepeal, et
sa sõidad kellegi teiste lubadega või miks nad seda arvavad? Sest mul oli vist ema pangakaart oli minu telefonis, ma tahtsin emale võtta auto, siis mina igatahes tahtsin enda äpist võtta autoga. Et emme saaks sõita sellega, aga load olid ka mina mäletan, mis seal oli igatahes mõttetu, Bolt on nii mõttetu, fucking hated, kohutav, support, saad aru, ma olen alguses parem taastaks kinni vist. Või mul on täiesti, mul on life plan. Ja ma ei saa seda ju ära ka võtta, sest seal on nii aeglane support, et iga kord, kui ma jõuan oma rääkimisega kuskile, siis see on nii kaua läinud aeg, et nad vahetab see inimene ära, ma pean uuesti hakkama rääkima. See on what the fuck. Mine koha peale. Sellepärast me kasutamegi Citybeat. Citybeat või siis oma autot. Jah, Citybeat on ju... Citybeat on algsitaksi auto, jah. Normaalne nagu. Ei, tegelikult... Ei, palun, ärge sellest rääkige. Ärme propageeri. Jaa, joomist ka mitte. Kas meil on veel midagi täna? Otse mikrofoni. Me oleme nagu mingi 5 aastat. Okei, igatahes. Ei, aga minu arust seda kõige worst naljad, mis sa saad teha pissi ja kakanaljast. See on nii nagu labas. Aga see on, mulle meeldivad asjad, mis ei ole naljakad, sest need on veel naljakamad siis. Ja, aga ma armastan labast huumorit. Nagu näiteks, kui ma olen neid... konkurentidest podcasti kuulanud, vaata, neil on ka hästi palju mingeid kakanalju kogu aeg ja ma reaalselt, sest need on asjad, mis päriselt inimestel juhtuvad kõigil ja need on päris elu ja ka keegi ei taha neid tunnistada või ei julge kõva häälega rääkida neid välja. No teil on ju nii palju... Saad aru, ma räägin ühe loo. Ühel mu tuttaval juhtus niimoodi, et nagu nad olid timmid on ja mingi kutiga juba pikalt ja siis ta oli selle kuti juures ja siis nagu tuli kaki häda on ja Kusjuures Tõnd saab selle naeru eest reaalselt endale follower ja fänne. Päris või? Ja minu arust eelmisele podcastile ka inimesed ütlesid, et oh my god, kes see tüüp on, ta naerab nii naljakalt. Aga alati on mingisugune inimene, kes naerab nagu väga naljakalt. Nii, jätka Veppi. Siis tuli kaki häda ja siis nagu see oli nagu nii hull, vaata, et ta nagu mingi kõht juba valutas ja nagu ta pidi minema. Nagu siuke explosive või? Ma ei tea, mis ta oli, ma küsin teda, aga igal juhul. Siis ta läks vetsu ja siis, aga nagu, vaata, sa ei taha minna väga kauaks vetsu, sest muidu kõik saad aru, et sa oled kakile. Ja siis ta üritas hullud kähku ära käia ja siis laseb seda vett peale, aga nagu kaki ei lähe alla. Oi, see on the worst. Ja... Ma ei tea, kas mul on fucking terve elu kõht lahti olnud, mul ei ole kunagi sükest probleemi olnud, et alla ei lähe midagi sealt. Võib-olla sul on hea, see surve. Ja Nella paneb tellareid normi maha, vaata. Nii räägi edasi. Tal ei läinud see alla kuidagi ja siis ongi nagu mingi ühe korra, aga vaata, sa ei saa kohe uuesti vajutadest, et seal surve. Ja see peab nagu, sa pead natuke ootama, ja siis ta oli nagu, oh my god, ma ei saa nagu oodata, sest muidu ta arvab, ma käisin kakil. Ja siis ta võtab kilekoti. Seda junni või? Võtab kilekotiga välja. Ja kus ta paneb oh my god. Taskus. Räägi. Ma ei tea, kui kohta ta pani selle siis mingi särgi alla või midagi. Igal juhul kohe, kui ta sai nagu rinnakate vahele. Ta pakkis selle ära ja siis ta kuidagi peitis seda niimoodi, ta läks vetsust välja, pani selle kähku enda käe kotti on ja see ei ole reaalne ju. Ja siis ta lihtsalt ütles, et ta peab ära minema. Miks ta enne sitale minekut ei öelnud, et ta tuleb ära minema? Minu arust on see veel kahtlasem, sest sa tegelikult oleks pidanud jääma sinna, sest kui sa käid vetsus ja siis sa lähed ülikiiresti minema, ei mõtle, kui ta vend oleks tulnud. Ma ei tea, kui sa junn oleksid rinnaina. Ma saadan sind ukse peale, teed kalli, vaata. Ta on selline hästi suva süda on. Üks pasavais käi mida peal. Ja kui ta lihtsalt ütles, et ta hakkas kartma nagu, et noh, et ta muidu oleks Ma kardaks ka. Muidu oleks võinud jääda sinna, aga lihtsalt ta hakkas kartma, et võib-olla
see hais tead, ma ütlen soe soovitus. Pigem lase siis juba 2 korda seda vett peale, kui hakkad eda sita siis sonkima, seda nagu kuskil rinnakate vahel toppima. Ma päriselt koliks Eestist minema ja ma ei taha, ma vahetas nime ära, sugu, kõike, sest mina ei oleks sellega okei, kui ma tean, ma olen kilekotiga sitta ära viinud inimese juures nagu. Oota, mul tuli nii hea lugu praegu. Mul tuli nii hea lugu praegu meelde. Kuidas ma saan seda rääkida niimoodi, et... Kas me võtame sama asja, Karl, või? Kas see on seotud viinamarjadega? Jaa. Ma just mõtlesin selle peale. Stenil juhtus üks kord siuke asi. Või sa tahad ise rääkida seda või see naljakam, kui mina räägin või? Oma versiooni, mida ma mäletan. See on naljakam, kui Karl räägib. Täiesti perses. Okei, räägi see siis. Oot, ma pean natuke mingid asjad ikkagi välja jätma, et see oleks nagu... See on nii graafik. Igatahes Sten läks külaliseks kellegi juurde kunagi kuskile ja siis läks duši alla. Oh my god, ma ei suuda, see on nii piinlik lihtsalt. Ma vajun häbist maal. Mida sa tegid? Püksid täis. Ma sain ikka normipasaga hakkama nagu. Põhimõtteliselt sittus viinamarju sinna kuradi vanni ja seda ei läinud sealt alla. Ta pidi varbaga surkima. Oota, ma ei suuda. Ei, see oli nii... Esiteks, see vannituba oli nii väike. Seal oli WC-ga kohe seal kabiini kõrval, vaata. Mul oli põhjus, miks ma pidin tegelema sellega, et väljutada asja. Ja siis üks hetk oli lihtsalt see, et okei, sittusin lihtsalt dušikabiini. Ma olin ülimälus kohe veel. Ja ma panin retsi pasamaa sinna ja siis ma lihtsalt seisin seal. Ja seal oli nii soe ka, see vesi auras retsid ja seal oli nagu täielik aurusaun lihtsalt. Ja ma olin just hetk enne veel viinamarjuga paugutud normilt kilode viisi. Et nagu see oli veits maisi või, kõik välja samamoodi, vaata. Ja ma ei teadnud, mida ma teen, see oli täiesti persed nagu. Aga mõtle lihtsalt seda, et inimene samal ajal nagu sügavas umbjoobel ja siis tulla toime selle olukorraga, et mõelda nüüd välja mingi plaan, mida ma nüüd teen. Sest teises toas oli üks inimene mind ootamas, vaata. Ja mina siis ju, no ikka mul läks mingi 40 minti kindlasti, sest ma surkisin seda sitti sealt alla. Aurutas, kõik oli lihtsalt, mul oli nii raske nagu, ma oli lihtsalt see täiesti fucked up, nagu ma lihtsalt päriselt jooksin minema siit nagu. Aga sain sellega kuidagi hakkama, ma hakkasin külma vett laskma igale poole seinte peale, et see aur ära läheks, vaata. Ma hakkasin mõtlema nagu füüsik, vaata. Et kuidas seda kondensti ära saaks, vaata. Viinamarjad siin alla, sellega oli okei, midagi umbe läinud. Ja siis tulin seda tuksest välja mingi, ma valmis, vaata, mega chill on kõik. Et nagu, tulin nagu välja, et ma just spaas käin, nagu ülifine oli, vaata. Ja siis samal oli see mingi täiesti vittus, ma reaalselt surkisin inimese kuradi. Ma mõtlen, kui see veiseks kõik hakkad tagasi tule. Oh my god, ma ei tea, mida ma oleks teinud. Vaata, sa pead vahepeal puhastama seda, mis ära voolu see koht. No, ma julgen sellest rääkida ülipikalt, kuni ma lõpuks olin Karl ja see täiesti päris, ma ei suuda seda enda sees. Meil on hästi palju lugusid, mis on niimoodi, et Stenil on juhtunud ja siis ta kohe ei julge mulle rääkida neid ja siis ma kuulen neid nagu mingi hiljem. Ja siis ma olen, what the fuck, miks sa ei rääkinud mulle sellest? Nii piinlik. Aga neid trikke vaata on ju nii palju erinevaid neid, näiteks see, et kuidas sa hakkasid seal mingi külma veega füüsikat tegema, aga näiteks tulles tagasi kakamise juurde, kui sa lähed kellegi juures vetsu, teed häda ja seal ole õhu värskendatud värki, igast trikke on ju olemas, on ju. Elle poosiga kohe potile. Selle poosiga. Aga kui seda mitu õnnis, ma pean nii palju vett. Oota, sellest me oleme rääkinud juba. Me rääkisime literali eelmises episoodis sellest, kuidas vett peab samal ajal peale laskma. Aga me räägime vist situmine, mis ainuke asi, mis meil. Aga huvitav, et tegelikult me mingi tavaelus oma vahel kambas me ei räägi. See on nii piinlik. Igatahes siis on ju see mingi, et ala kätepesu seebiga pesad käsi ja siis hakkad mingi rätikuga veel. Ma olen nii paljudes, kui ma olen käinud restoranis, siis vahepeal on need lõhnapulgad. Ma viskan seal vastu seina seda vedelikku, et seal laiali läheks. Reaalselt nagu ristiks ära lihtsalt midagi. Niimoodi lased. Püha vett. Normtiivik, aga see töötab. Siis teed hästi kiiresti niimoodi. Aga samas ma mõtlen, ka see seebitrik action võtab või see on see hetk, kui sa seal seisad ja sa tuled oma kätte lõhna lihtsalt tegelikult. Sa pead räigelt vahutama, ma ei tea. Mul aju vahutab sükestel olukordades. See ei ole okei. Käed kokku seinte peale. Täitsa perse. Meil ei saa külla kutsuda, et vanni taas läheb perse ära. Aga selles mõttes, et no oleneb ikkagi inimesed ka, kes käib nädal. Ja oh my god, palun räägi meile sellest teooriast, mis sa enne rääksid. Jah.
väga huvitav. Minu teooria, see, et ma saan lõhna järgi aru, kes on sital käinud. Kui ma see Karl ütles, et tema saab lõhna järgi aru, kas on naisterahvas käinud vetsus või on meesterahvas käinud vetsus. Jah. Mingi Eesti räpilaul on isegi, kus ütleb sõnad mingi, et su sitt haises nagu plikal. Appi, kas see on Liska lugu või? Jäta rahule see vaene inimene. Okei, sorry. Et muidugi ma saan aru siis ka, kui me oleme ruumis näiteks. Ju, sorry jäädest. See ei ole niimoodi, vaata, et kui ma olen nagu mingi klubis, et siis ma saan aru. Ma pean ikkagi olema mingi väiksema kambaga, et ma nagu tean neid inimesi veits. Nende toitumisharjumisi. Ei, et põhimõtteliselt ma saan aru, kui keegi peeretab näiteks, siis ma saan aru, kes peeretas. Ei, sa saad aru, kas see on naine või mees. Seda ma saan sittumise järgi aru. Aga samas eile oli siin olukord, vaata, kus üks tüüp käis sital, aga mina ütlesin, see naise sitais. Aga kas see oli siis naine või? Ei, ma tean, et see on. Ütles, et ta teab, kes see käis. Sten, kus sa kõike tead? Ma olin siin baari leti ees. Sa nägid? Ma fucking kuulsin isegi. Oi. Aga see kassis nii ära, ta minu jaoks cancel nüüd. Sest see oli küll rets, nagu normais oli. No vähemalt ei lasknud siia platsi peale. Mul üks sõbranna, tal on väike beebi ja siis ta ütles, et vaata väiksed beebid hästi palju puuksutavad, on ja. Mina ka. Sten on ka väike beebi. Ja siis ta ütles, et ta oli nii šokeeritud olnud üks päev, et puuks hakkas järsku haisema. Nagu, et muidu see ei haise. Laps lastekodusse. Kohe. Kas imikutele ei haise siis või? Ma ei tea. Ikka haiseb, sitt haiseb ka neile. Ma ei ole imikut näinud. Ei, see ei olene, mida ema on söönud ja joonud ju. Ja vist küll, aga siis oligi suitsetanud, alkoholi joonud. Aga samas ta joob ju kogu aeg seda nagu rinnapiim. Ja, aga rinnapiim ongi see, et olene, mida ema sõi. No jah, kui sa ikka mingi kuradi, ma ei tea, hapukapsast lased sisse, siis ilmselgelt su lapsel hakkab sitt haisema. Okei, aitäh, et kuulasite meid. Teie see Messi Express. Ei, täna me peame seal otsa. Meil on nagu pimedaks läinud juba selle ajaga siin. Aga väga tore jutuajamine oli. Mul on väga hea meel. Aitäh, et tulite meie TED Talki. Väga mõnus. Kohe ütlen ära ka, et intensiivne pohmakas on täna. Nagu no ikka virvendab pilt vahepeal. Stenil oli juba kõht lahti. Aga tore oli jah. Aitäh kutsumast, nii nagu alati. Ja kui te soovite järgmist episoodi, siis... Tõesti, andke märku, kas te tahate, et ma tuleks tagasi. Ma ei saa aru, kelle jaoks me seda teema. Miks me siin käime üldse? Päriselt teada, kas teil meeldib see või see on... Või need asjad Steni fake konto. Ehk siis, kui see üks inimene, kes tahab meid tagasi, siis te hästi palju fake kontosid tegite. Sten. Ja tore, et lõpuni jõudsid. Ja kui tahate Sten ja Karli followda, me võime instat ka teile toppida. Muidugi. Ja ma arvan, et tegelikult, kui me teeksime veel ühe episoodi, siis võiks teha küll mingi Q&A meiega. Et meil on just see, et tegelikult tahaks mingit juice'it paska rääkida. Meil on, usub, lihtsalt ma räägin siia lõppu veel see, et meil on nii palju asju, millest rääkida. Aga see initsiatiiv võiks tulla ikkagi teilt, kes te kuulate. Võib-olla see oleks lahe. Meil on nagu, we know shit nagu. Mitte konkreetselt päriselt sitt, aga nagu... Tead, ma imestan, et teil podcast ei ole. Olen mõelnud selle peale. Järel ei pole aega. Teil juhtub elus nii palju. Kurat, aga ma ei saaks ka lubada seda. Pigem on see paari natuke saada, aga on sutsutamine korra lihtsalt infoga. Muidu ma räägiks kõik ära lihtsalt. Ja ma oleks... Aga see ongi näiteks, ma eile rääkisin jälle mainimata konkurendiga, teie konkurendiga siis, ühega inimesega ja ta rääkis nagu need lood, mida ta enda elust jagab seal. Ta ikkagi hoiab väga palju tagasi ennast. Nagu need olukorrad on tegelikult päris elus palju retsimad ja nagu palju naljakamad, palju haigemad, aga ongi see, et sa ei saa ennast ikkagi... Aga see juba, mis räägitakse, on juba ka väga naljakas. Et sa ei saa nagu ennast ikkagi nii out there panna. Et sa pead ikkagi natukene... Mul oleks kuidas Sten läks sitaks out there. Ma rääkisin, kuidas ma Varbaga viinamarju sutsesin fucking duši all. Eelmises episoodis rääkisin, kuidas ma vanemale sauna lavale sittisin. Ema kirjutas mulle, et võid vanamees vabandada ka nagu. Nii, ma hakkas, ema lõpetas selle vaatamine ära. Ei, minu arust Sten ütles ka, et ärge talle saladusi rääkige, et ta räägib kohe välja. Nagu ta ei saa aru, ta juba räägib välja. Minu ema näiteks ei julgenud vaadata meie podcasti. Ei julgenud või? Mu ema sekundiga vaatab. Mu ema küsis mu käest, et mis see podcast on, ta ei ole väga palju podcasti vist kuulanud. Küsis, mis see on või millest ta seal siis räägite. Ja siis ma ütlesin, et mingi, et veits ikka mingi seksist asjadest ka, et reaalselt ta ei julge kuulata seda. Samas ei ole nii hull. Ei, kindlasti mitte, aga mu õed ja teine muu pere vist kuulas, need naersid täiega. Igastahes! Aitäh teile! Comedy Estonia, we're coming for you! Ciao! Ciao!